väga hea meel, et teid on siin nii palju. Ma arvan, et meil tuleb väga põnev ja mitmekesine pärastlõuna. Ma kõigepealt, ma ei ole kursis sellega, kui hästi te väitlust ja väitlusformaati tunnete, nii et ma natukene tutvustan teile seda. Ja siis juhatan sisse meie eksperdi, kes päriselt sellest teemast teab, ma arvan, kõige rohkem siin, ja siis juba liigume väitluse juurde. Sissejuhatuseks, miks mina olen siin üldse teie ees. Igapäevaselt ma tegutsen juristina finantssektoris, aga nagu ma mainisin, meil on olemas eksperdid, kes räägivad konkreetsetest teemadest teile rohkem. Mina olen siin nagu kui väitlusekspert. Ma olen väitlusega olnud seotud umbes 10 aastat, kui ma alustasin gümnaasiumis väitlusega siis huviringis, käisin võistlustel ja olen käinud ka kohtunikuna kõikvõimalikel turniiridel. Ehk siis sellepärast on mulle see nii-öelda kohtuniku roll siin usaldatud. Mis üldse on väitlus, mis siin täna hakkab toimuma, siis see, mis meil siin toimub, on nii-öelda selline võistlusväitluse sarnane formaat. Ehk siis meil on siis teema, esimese teemana sularaha tulevik on ebakindel. Meil on olemas 2 poolt, meil on jaatav pool ja meil on eitav pool. Meil on siis tegemist põhimõtteliselt professionaalsete väitlejatega, ehk siis neil on tegelikult need teemad ette antud, nad ei ole saanud ise valida seda, mis poolt nad peavad kaitsma ja siis nad peavad välja mõtlema parimad argumendid vastavalt sellele poolele, mida nad esindavad. Need isiklikud arvamused võivad olla hoopis teistsugused. Ja see ongi ka üks hea asi, mis väitlusel on, see treenib sind mõtlema võib-olla ka nende argumentide ja nende teemade poolt, millega sa ise ei pruugi nõustuda. Ja väitlusselts ongi ka siis üks selle ürituse partnereid ja väitlusseltsi üks eesmärk ongi see, et väitlusseltsil on palju erinevaid tegevusi. See, mis täna siin nagu meenutab kõige rohkem, on siis sellist tegevust, mis toimub näiteks väitluse huviringides, kus siis ongi tullakse kokku, iganädalaselt võetakse uus teema näiteks ja siis väideldakse selle üle, aga väitlust loomulikult saab kasutada kus iganes on ju, sa võid seda kasutada eesti keele tunnis, arutleda tegelikult samamoodi ka, ma ei tea, ka muudes tundides, eks ole. Ja minu roll on siis arvata pärast väitluse lõppu, et mis argumendid minule kui kohtunikule siis kõige veenvamad siin tundusid. Ma tutvustaks ka meie väitlejaid, meil on siis jaatavalt poolelt, meil on Johanna ja Kaspar ning eitavalt poolelt Bianca ja Lola. Kokku tuleb 4 kõne, nii jaatavalt poolelt kui eitavalt poolelt tuleb siis 2 kõne. Kõned on minudel 5 minuti pikkused ja siis väitluses on olemas selline kontseptsioon nagu vahemärkused, et teatud minutite ajal väitluses siis, kui tekib mõni küsimus või mõte vastase kõne ajal ja tahaks seda väljendada, tahaks juba vahele segada, siis on võimalik neid ka teha. Saame näha, kas väitlejad seda teevad. Aga ma arvan, et väitluse kontseptsioon on siin juba üsna selge teie jaoks, et ma kõigepealt juhataksin sisse mentislaidi, et teie saate ka, teie arvamust on ka väga oluline, et teie saate enda arvamust väljendada. Mis on peamine põhjus, miks on hinnad poest tõusnud? Ehk siis te saate skaneerida oma näiteks nutitelefoniga seda QR-koodi, siis te peaksite saama selle küsimuse juurde juhatatud ja siis saate oma arvamust väljendada. Võite seda praegu teha. No nii, vastused hakkab nüüd sisse tulema. 4 varianti, maksude tõus, tooraine kallinemine, palgatõus, nõudluses suurenemine. Ja tundub, et maksude tõus juhib. Aha, veel tuleb vastuseid. Okei, tundub, et maksude tõus on kõige populaarsem. Järgmise sammuna siis ma
juhataksin sisse ka meie eksperdi enne väitlust. Eksperdiks on meil siis Peeter Luikmäel Eesti Pangast, kes saab ka oma targad sõnad sekka öelda. Nii, alati on suur rõõm väitlejatega kohtuda ja ma ütleksin kohe alguses, et ma ilmselt olen väitluse alal siin ruumis olijatest kõige ebakompetentsem, osaliselt seoses sellega, et ma olen suhteliselt vana, möödunud sajandil toodetud ja siis, kui mina koolis käisin teie vanune olin, siis kahjuks väitlusega eriti palju Eestis veel ei tegeletud. Aga kui mõelda nüüd sellele teemale ja minu eesmärk ei ole anda teile mingisuguseid argumente või tuge ette, seda te olete kindlasti kodus põhjalikult mõelnud, aga võib-olla see sularaha tuleviku teema nagu Keskpanga vaatenurgast vaadatuna on tabanud meid mitme nurga alt läbi aastakümnete ja üks niisugune huvitav fakt on see, et kui me kogu aeg mõtleme, et millal küll näiteks euro virtuaalvääring kasutusele tuleb, siis tegelikult on ju nii, et kui te mõtlete ka eurosüsteemi ehk Euroopa Keskpanga ja rahvuslike keskpankade bilansimahule, mis on täna umbes 6 triljonit eurot, siis sellest ümmarguselt 1/4 on ainult sularaha nii-öelda väärtus. Ja tegelikkuses kontoraha on olnud keskpanganduses umbes sellest ajast peale, kui me andsime laenu mitte ainult füüsilises sularahas, vaid ka nii-öelda arvelduskontodel, nii et kui mõni pank meilt võtab rahapoliitilist laenu, siis tõenäoliselt enamasti ei lähe siit nii-öelda panga suunas suured veoautotäied rahaga, vaid pigem on see ikkagi nii-öelda kontol arvele võetud summa. Nüüd teine aspekt on see, et kuigi me oleme uskunud, et näiteks sularaha kaob maailmast ära või euroalalt, mis on tegelikult üsna innovaatiline piirkond ka erinevate arveldusvormide osas, siis seda ei ole juhtunud. Ja tegelikult ringluses olevate müntide ja pangatähtede arv tegelikult on ajas kasvanud. Ja praegu me oleme olukorras, kus meil on siis umbes 30 miljardit pangatähte emiteeritud, mis põhimõtteliselt tähendab seda, et igal ühel meist peaks olema taskus umbes 10 pangatähte, umbes 100 pangatähte ja põhimõtteliselt ligikaudu 300 münti. Aga tegelikkuses see nii ju ei ole. Et münte on meil umbes 153 miljardit, kus tegelikult on müntide emissioon alati nii-öelda ühe otsa pilet, et me emiteerime neid, tagasi tuleb neid ülimalt vähe ja pooled ringluses olevatest müntidest on 1 ja 2 sendised, mis põhimõtteliselt, nagu te teate, siis enamasti liiguvadki enam-vähem ainult ühes suunas. Et Eestis on nüüd nii, et 1 ja 2 sendiste kasutamine ei ole enam kohustuslik ja Keskpank neid enam juurde ei emiteeri, sest siin on see keskkonna aspekt ka mängus, et üldine hinnatase on ka nii palju tõusnud, et ilmselt see ümardamine on võib-olla õigustatud. Sularaha ja nii-öelda tema konkurent e-raha kannab endas ka seda funktsiooni, et ükskõik kui turvaliselt me disainime mõne süsteemi, ta võib nii-öelda e-süsteemi või elektroonilise süsteemi, ta võib siis olla tehnoloogia riskidele avatud ja teistpidi võib ta olla avatud ka sellele, et inimeste nii-öelda konfidentsiaalsus saab riivatud. Ja selles mõttes jääb see sularaha ju teenima funktsiooni, et kui sa tahad jääda anonüümseks makses, siis seda võimalust sulle pakutakse. Mõnikord, nagu te ilmselt olete ka mõelnud, seda ka kuritarvitatakse. Nüüd, miks hakkas üldse digieuro, ma ütleks mõõdukas tempos, võib-olla Euroopa innovatsiooni kohta isegi natuke aeglases tempos arenema aastaid tagasi, oli ju põhjus, et me kartsime, et tulevad nii-öelda erasektori põhised krüpto või siis virtuaalvääringud. Ja nendest kõige ohtlikum oli see nii-öelda stablecoin, mis tähendas seda, et tavaline niisugune krüptotõukeni kõikuv vahetuskurss, mis välistab tema kasutamise arveldustes, et see nagu vajus ära, aga asemele tuli see oht, et on üks ühele vahetusvääring euroga, mis on kuidagi inimestele mugavam kasutada kui näiteks sularaha. Ja selles tuules siis tegelikult digieuro on arenenud, aga siin on ka kaasaegsetes nii-öelda piirkondades, nii nagu on see Euroopa, on tegelikult üks huvitav paradoks ja see on selles, et ega tegelikult otsest vajadust digieuro järgi ju täna ei ole. Kui oleks, siis ta oleks juba täna olemas, sest on olemas kvaliteetsed erasektori põhised maksesüsteemid ja see küsimus, mis jääb igaveseks õhku seni, kuni lõpuks digieuro tuleb, võib-olla kuskil 4-5 aasta pärast, et ongi see, et kas teda tegelikult hakatakse niivõrd massiliselt kasutama kui sularaha või mitte, olukorras, kus juba ammu on olemas olnud turvalised kaardimaksed, mida pakuvad siis erasektori institutsioonid. Ja eks
eks see viibki selleni, et mõnes mõttes see digieuro üks kindel funktsioon on niisugune strateegiline autonoomia Ameerika kaardioperaatoritest, mis reeglina on siis mitte Euroopa omad, ja teisest küljest siis ka see, et juhul kui realiseerub mingisugune tehnoloogiarisk ja me oleme kõik ühel ilusal päeval offline'is, et oleks ka mingisugune maksevahend, mis siis suhteliselt turvaliselt töötaks. Aga nagu öeldud, siis see sissejuhatus ei pea olema väga pikk, sest te olete kõvasti mõelnud sellele kodus. Ja üks põhjus, miks sularaha olemas on see, et ma palka saaksin, nii et ma siiralt loodan, et see on jätkuvalt ikkagi teemaks, sest teatavasti on sularahaga intressivaba keskpanga kohustus, nii palju kui teil on neid münte taskutes või ringluses, senikaua on tegelikult ka meil nii-öelda emiteeritud intressivaba kohustusena neid suurepäraseid tooteid, milleks on mündid või pangatähed, ja mida suurem on intressivaba osa meie bilansis, seda parem on ka keskpanga kasum, mis katab ära tema siis tegevuskulud ja tagab selle strateegiliselt olulise niisuguse finantsilise sõltumatuse. Nii et kui te siit ära lähete, külastage Eesti Panga muuseumi poodi ja te saate 50 euro eest osta terve tropsi 2 euroseid või kui teil on vähem raha, siis miks mitte ka 5 sendiseid tunduvalt väiksema raha eest, aga nende tootmiskulu on peaaegu nominaaliga ühtne, nii et eelistage neid 2 euroseid siis. Ja üks viimane soovitus oli see ka, et kuigi ma väitlusest liiga palju ei tea, aga minu siiras soovitus on see, et kui te oma argumente esitate, tõmmake vahepeal hinge ka. Sest teinekord on argumendid kõlavamad ka piiratud ajatingimustes, kui nende vahel ikka natuke hinge tõmmatakse. Aga tänan teid ja soovin teile mõnusat väitlust. Aitäh Peetrile nende kommentaaride eest ja ma kutsun ette siis väitlust avama jaatuse esimese kõneleja, kes peaks olema Johanna. Katsetan, istu mind kuuda. Sularaha on tulevikus nagu vinüülplaatide süsteem. Meil on paremad lahendused ning kuigi mõni noor nende vastu huvi tunneb, koguvad need lihtsalt tolmu. Digiraha tähendab, et ei pea bussipileti jaoks sente rahakotist otsima hakkama. Tähendab, et maksmine on mugav ja efektiivne. Vajadus sularaha järele kaob. Selle väitluse kontekstist räägime jaotusest sellest, et sularaha tulevik on hääbumas ning tõenäoliselt kasutatakse seda tulevikus aina vähem. Meie kaitseme maailma, kus see trend jätkub ning peamiselt kasutatakse maksevahendina pangakaarte ja kontoraha ning mõnel juhul ka krüptot ning e-raha. Esimene argument räägib sellest, kuidas digitaalsed lahendused on mugavamad ja paremini integreeritud ning see muudab sularaha iganenuks. Sularaha kasutuse vähenemine pole pelgalt eelistuse küsimus, vaid tehnoloogilistest eelistest tuleneb paratamatust. 2 erinevust siin. Esiteks, sularaha on oma olemuselt analoogne ja eraldiseisev vahend. Selle kasutamine sõltub füüsiliselt kohalolust, see nõuab käsitsi lugemist ja tekitab logistilisi takistusi, näiteks vajadus täpse raha järele, selle hoiustamine ja ostu sooritamiseks vajalik transport. Sularaha ei saa ühendada teiste digitaalsete teenustega, näiteks pangarakendused telefonis. Teiseks, digimaksed on terviklik süsteem, mis pakub 4 eelist, mida sularaha kunagi ei suuda. A. Kiirus ja mugavus. Tehingud on hetkelised, näiteks viipemaksed, ja asukohast sõltumatud, näiteks veebimaksed. Pange tähele, et neid süsteeme arendatakse pidevalt. See tähendab, et neid mugandatakse ka inimestele, kelle jaoks need praegu on keeruliselt, sealhulgas ka vanemad inimesed. B. Automatiseerimine. Püsimakseid ja arveid saab tasuda automaatselt, mis vähendab inimese vaimset koormust ja ajakulu. C. Ühenduvus. Digimaksed ühenduvad sujuvalt eelarveäppide, raamatupidamistarkvara ja laenusüsteemidega, mis teeb enda vara haldamise keskmise inimese jaoks palju lihtsamaks. D. Turvalisus. Tavainimese jaoks on varguse risk väiksem või selle tuvastamine lihtsam. Sularaha on keerulisem kontrollida ning seda on võimalik füüsiliselt ära võtta, mis on e-varaga palju raskendatum. Nendel põhjustel eelistab keskmine inimene juba praegu pangakaarte ja kontoraha. Need eelised loovad võrgustiku efekti. Mida rohkem inimesi ja ettevõtteid digisüsteeme kasutab, seda kasulikumaks need muutuvad kõigi jaoks ning seda ebamugavaks ja kasutumaks muutub sularaha, sest süsteemi ehitatakse e-raha jaoks. Lõpuks on sularaha kasutamine sama kui tänapäeval kirja saatmine e-maili asemel. See jääb lihtsalt ajale jalgu. Parimaks tõestuseks on olukord, kus sularaha kasutamine muutub takistuseks. Paljud iseteeninduslikud ärid, alates pakiautomaatidest kuni automaattanklateni, ei võta vastu sularaha, sest nende süsteemid on ehitatud andmetele ja efektiivsusele. See sunnib inimesi kasutama digitaalseid lahendusi, mis omakorda vähendab sularaha vajadust veelgi.
Meie teine argument räägib sellest, kuidas valitsused ja finantsasutused suunavad teadlikult sularaha kasutusest välja, et suurendada kontrolli, tõhusust ja andmemahtu. Sularaha anonüümsus on kaasaegse riigi jaoks fundamentaalne probleem, mida aktiivselt lahendatakse. 3 punkti siin. Esiteks, sularaha tegutseb väljaspool riigi otsest kontrolli ja andmevälja. Selle anonüümsus ja jälitamatus tekitavad riigile 3 suurt probleemi. A. Varimajandus. See on peamine vahend maksupettusteks ja ebaseaduslikuks tegevuseks, mis jätab riigikassa igal aastal ilma suurtest summadest. Riigi kohustus on kaitsta kodanikke. Näiteks ümbrikupalga puhul on keeruline tagada töötajate õigused. Seetõttu on riik selle vastu ning sularaha vähendamine aitab ka seda probleemi lahendada. B. Rahapoliitika ebatõhusus. Inimestel on võimalik sularaha nii-öelda sukasäärde koguda, mis õõnestab keskpanga võimalusi majandust mõjutada, näiteks negatiivsete intressimääradega. C. Andmete puudus. Sularahatehingud ei anna riigile majanduse seisukorra kohta reaalajas mitte mingit infot, mis takistab kiirete ja tarkade otsuste tegemist. Teiseks, nende probleemide lahendamiseks ei piirdu riigid pelgalt digimaksete soodustamisega, vaid loovad sularahale otsest asendust. Nad arendavad aktiivselt keskpankade digirahasid ja kehtestavad seadusi, mis piiravad suurte sularahatehingute tegemiseks. Hea näide sellest on Eesti hiljutine reform, millega ümardatakse sularahamakseid lähima 5 sendini, mis tõttu kaovad ajapikku kasutusest 1 ja 2 sendised. Kolmandaks, nii satub sularaha 2 tule vahele. Ühelt poolt teevad seadused selle kasutamise suurtes summades keeruliseks ja kahtlaseks. Teiselt poolt pakutakse riiklikult toetatud digitaalset alternatiivi kui turvalist ja mugavat standardit. Sularaha lükatakse teadlikult kõrvale nende samade institutsioonide poolt, kes seda ise väljastavad. See õõnestab omakorda usaldus sularaha vastu. Kõige kaalukam tõestus on ülemaailmne võidujooks keskpankade digirahade loomisel. Üle 130 riigi, mis esindavad 98% maailma SKP-st, uurivad või arendavad juba praegu oma digiraha. See on selge märk, et riigid valmistuvad tulevikuks, kus füüsilisel rahal on oluliselt väiksem roll. Kuna digiraha on turvalisem, mugavam ja kasulikum keskmisele inimesele, kaob sularaha tulevikus ära. Oleme tõestanud, et sularaha tulevik on ebakindel. Aitäh! Aitäh Johannale jaotuse esimese kõne eest. Saime palju kasulikke mõtteid, aga nüüd siis liigume edasi Eituse juurde. Kutsun ette Eituse esimese kõnele. Nii, testin, et mind on kuulda ja alustan enda kõne. 3, 2, 1, nüüd. Kallid kuulajad, sularaha ei saa mitte kunagi ära kaduda seni kaua, kuni meil on olemas kriisid. Seni kaua, kuni meil on olemas sellised situatsioonid, kus meil lihtsalt füüsiliselt ei ole võimalik kasutada teisi maksevahendeid, sellepärast et meil ei ole lihtsalt ressursse neid vahendeid üleval hoida. Siin kõnes kõigepealt 2 ümberlüket ja siis liigun edasi meie esimese 2 argumendi juurde. Esimene turvalisusest ja teine rahatarkusest. Kõigepealt ümberlükete juurde. Esiteks, me ütleme seda, et digiraha võib olla väga lihtne ja mugav, aga see moment, kui keskmine teenuse kasutaja enam ennast selle lihtsuse tõttu turvaliselt ei tunne, kaotab kogu süsteem enda eesmärgi, milleks on olla lihtne ja turvaline. Me ütleme, et inimeste jaoks on nende vara rahalisel kujul väga oluline, sellepärast et nad üldiselt on pidanud selle jaoks tõenäoliselt kõvasti töötama, et seda teenida. See tähendab, et nad ei taha mitte kunagi seda nagu põhimõtteliselt niisama mingisuguse turvalisuse kaalutlusel ära kaotada. Mis tähendab seda, et neil on alati parem, kui nad tunnevad, et nende vara on turvalises kohas. Teine ümberlükke nende teise argumendi kohta, mis on terve see varimajandus. Nad räägivad meile hästi palju varimajandusest. Pange tähele, et siin on aga väga suur vastuolu, sellepärast et nad ütlevad teile alguses, kuidas sularaha on nii marginaalne ja kuidas sularaha tegelikult hääbub üleüldiselt lõpuks ära ja keegi niikuinii seda ei kasuta. Aga siis nad toovad välja, kuidas riigil jääb nii palju sularaha ikkagi
saamata, sellepärast et meil on varimajandus ja asjad, mis tähendab seda, et need on suured summad, mis puudu jäävad. Nad peavad ühe valima, nad ei saa kaitsta korraga 2 erinevat punkti, esimest selle kohta, et sularaha on marginaalne ja teist selle kohta, kuidas riik kaotab väga-väga palju selle pealt. Nii, aga esimese argumendi juurde, milleks on turvalisus. Kõigepealt räägime natuke sellest, mis on kriis. Kriis võib olla üleriigiline, näiteks elutähtsate teenuste ajutine puudumine, mis tähendab, et sul on paar päeva näiteks elekter ära, kütust pole või sul on mingi sidetehnika katki. See võib olla ka sõjaline, mis tähendab, et kõik need asjad, mis ma enne ütlesin, ainult et see on tahtlikult tehtud. Või siis see võib olla riigi pööreala, demokraatlik valitsus läheb ülejärsult ebademokraatlikuks. Mida inimesed selliste kriiside ajal tahavad? Me ütleme, et see on see, et nad tahavad taastada oma mugavust. Olgu selleks siis riigist lahkumine, ressursside taastamine, ilma riigi abita, sellepärast et pange tähele, et riigid on sellistes olukordades väga-väga ülekoormatud. Nad ei saa kõiki inimesi korraga aidata. Kuidas neid asju saab? Esiteks, mingi asjade vahetamine, mis saab ühel hetkel otsa, sest inimestel ei ole füüsiliselt enam, ma ei tea, raha või siis neid asju, mida omavahel vahetada. Ja me ütleme, et ka olukorras, kus riigi sidetehnika, elekter või muu selline on maas, saab teha tehinguid ainult sularahas, sest see on füüsiliselt olemas, sa saad seda füüsiliselt anda kellelegi. Samuti toimivad tehingud sularahas, sest need ei vaja interneti või elektrit töötamiseks. Ja me ütleme ka seda, et riigist vajadusel lahkumine võtab raha, aga pange tähele, kuidas see on eriti ohtlik, on sõltuvus vaid e-pangandusest olukordadele, kus riigi võim hakkab inimeste vastu töötama. Sest sellel momendil, kus inimesest saab tema ostude järgi jälgida, ei ole enam inimene turvalises seisus, eriti olukorras, kus ta potentsiaalselt soovib oma, ma ei tea, riigist lahkuda või väljendada oma pahameelt riigivõimu vastu. Miks on sularaha jääb? 2 põhjusi. Esiteks annab inimestele kindlust, aga teiseks see on eksklusiivne alternatiiv, sellepärast et inimesed ei hakka ka kulla või teemantitega ajutises kriisis maksma, sellepärast et neil ei ole sellel nagu tänapäevalgi mingisugust nagu ligipääsu, pluss e-pank on maas. Mis selle mõju on? Me ütleme seda, et kindlus on inimestele alati kõige olulisem, aga pange tähele, et sellised olukorrad ei ole düstoopia, millest ma siin räägin. Näiteks see aasta Hispaanias, kus elekter ära läks, inimesed reaalselt ei saanudki mingisuguseid digitaalseid maksevahendeid kasutada. Teine argument sellest rahatarkusest. Me ütleme, et sularaha kasutamine pakub inimestele soliidsema ja ausama ülevaate enda finantsvahenditest. Sellel on mitu head külgi inimese elule. Esiteks, rahakasutus on läbimõeldud. Teiseks, see vähendab ületarbimist ja kolmandaks, inimene tunneb ennast natukene turvalisemalt ka. Miks kasutavad inimesed oma raha paremini meie maailmas, kus sularaha on pigem jäävam asi, sellepärast, et sul on raskem kulutada liigselt palju, kui sa näed, kuidas füüsiliselt on vähem ja vähem raha taskus. See võrdlusjaotusega on siis see, et sul on mingisugused arbitraarsed numbrid pangakontol või see lihtsalt kas või näitena, kui lihtne on nagu viipemakset kasutada. See päris raha tundub peaaegu nagu mänguraha, sellepärast, et sa füüsiliselt ei tunne, et sul seda vähem oleks. Ja teiseks me ütleme, et sa väldid võlgasid ja kulutad seda raha, mis sul päriselt on. Võrdlus jällegi jaotusega on see, et krediitkaartidega sa jääd tõenäolisemalt võlgadesse, sellepärast, et sul reaalsustaju kaob, pluss teenustasud digiteenustele ülekannetel, muud sellised asjad on ka olemas. Ja me ütleme, et isegi kui inimesed ei kasuta oma raha paremini, miks nad vähemalt tunnevad ennast selle sularahaga turvalisemalt? Sellepärast, et nende e-teenustega kaasneb suur privaatsuse rikke oht, sellepärast mitte ainult pole kõik su andmed samas kohas, vaid on sinu raha ka. Inimesed ei taha, et see juhtuks ja inimesed ei taha, et kui tekib turvarikke, et kõik nende vara oleks korraga nagu ära kadunud. Sellepärast peabki sul olema mitu alternatiivi. Esiteks see e-pangandus ja kui sellega peaks midagi juhtuma, siis ka sularaha. Kõikidel nendel põhjustel sularaha on jääv. Aitäh selle kõne eest ja nüüd liigume siis järgmiste vastulauseteni ja kutsun ette jaotuse teise kõneleja. Austatud kuulajad, eitav pool räägib teile väga paljudest asjadest, mis tõesti võivad olla sularaha puhul eelised inimeste jaoks. Aga nad kunagi tegelikult ei tõesta, miks võrreldes nende mugavustega, mis tuleb digirahast, nad eelistaksid valida sularaha.
ja seetõttu nad kaotavad selle väitluse. Aga võtame nüüd selle asja pulkadeks lahti. Kõigepealt nad räägivad kriisist. Miks see kriisipunkt selles väitluses ei ole niivõrd oluline? Esiteks, me näeme, et sularaha enda väärtus sõltub suuresti selle riigi stabiilsusest, kus ta on, mida kriis hävitab. Ehk siis see sularaha pole lihtsalt iseenesest väärtuslik paber, vaid usaldus riigi vastu. Ja kriis, eriti sõda või suur riigipööre või mida hullem kriis nad tahavad rääkida, kus ka täielikult digiraha enam ei tööta, tõenäoliselt sellel sularahal ka enam endal pole nii palju väärtust. Aga ka sularaha logistika ise on sama haavatav kui digisüsteemidel. Me näeme, et pangaautomaadid vajavad samuti elektrit, et sularaha välja võtta, eks ole. Inkasatsiooniautod vajavad kütust ja pangad vajavad ka turvalist keskkonda. Kriisiolukorras on need ka kõik häiritud. Aga me näeme, et digiraha ei ole ise nii haavatav kriiside ajal. Sõdade ajal tavaliselt ikkagi on ju riigis elekter, eks ole, olemas ja pangad töötavad. Ma usun ka, et kommertspankades, ilmselt ka Eesti Pangas on generaatorid, kui elekter peaks ära minema, mis lähevad tööle. Ja sageli, kui on tõesti nii suur jama, siis teised riigid tulevad ikka lõpuks appi, eks ole. Aga kolmandaks, isegi kui neil on õigus, siis me näeme, et see lihtsalt on selles väitluses ebaoluline, see kriiside punkt, sest rahasüsteemi tulevikku määrab selle toimimine 99% ajast, mitte see hüpoteetiline 0,1% kriisi olukorrast. Inimesed mõtlevad igapäevastele mugavustele, nad tahavad teha oma elu lihtsamaks ja neile ei meeldi niivõrd mõelda kriisi olukordadele. Seetõttu, kui nad lähevad hääletama või kui nad otsustavad, mida kasutada, nad lähevad selle mugavuse poole. Aga nende teine punkt oli selles väitluses rääkida rahatarkusest. Aga me ei näe ikkagi, et see argument tõestaks, miks sularaha jääb alles. Isegi kui me nõustuksime, et sularaha on parem rahatarkuse jaoks, mis ei ole ilmselt, ei ole vastased tõestanud, miks see tagaks selle püsima jäämise. See on sama nagu see Johanna näide, et kui öelda, et isiklikult käsitsi kirjutatud kirjad on isiklikumad, siis see võib olla tõsi, aga samas see ei peatanud e-mailide võidukäiku. Aga me näeme ka, et sularaha annab vaid hetkelise ülevaate oma rahatarkusest. Digitaalsed pangarakendused analüüsivad aga automaatselt sinu kulutusi. Sa saad panna endale limiite ja piiranguid, kui palju sa päriselt oma raha kasutad. Sa saad luua eelarveid ja näha trende ja analüüsida seda kõike. Ja lisaks tõenäoliselt, mida rohkem kasutatakse digilahendusi, seda rohkem õpetatakse ka koolides rahatarkust ja nii edasi. Me näeme, et see on probleem, mis ajas laheneb, kui see tõesti on probleem. Aga me näeme, et isiklik tunne alati kaotab sellele majanduslikule survele. Ehk selle üksikisiku turvatunne, millest räägite või harjumus, ei ole piisavalt tugev jõud, et hoida üleval tervet kallist sularaha infrastruktuuri, millest ma räägin ka meie kolmandas argumendis. Aga enne kui ma lähen edasi, ma võtan selle vahemärkuse. Miks on Saksamaa väga arenenud ja digitaalselt pädevas riigis enamjaolt endiselt kasutusel sularaha? Kui see on tõsi, siis sellepärast, et praegused generatsioonid, kes on elus, tahavad kasutada sularaha, mida põlvkondade vahetuse käigus ilmselt muutub ka see trend. Aga mida nad meie argumentidel ütlesime? Me rääkisime, kuidas digiraha on mugavam ja see vastas sellele, et okei, et võib-olla see on mugavam, aga inimene ei tunne turvaliselt seda kasutades. No, te ei seleta meile, miks inimesed ei tunne turvaliselt seda kasutades. Inimesed ju üldiselt usaldavad pankasid. Ma arvan, et kõik inimesed siin ruumis kasutavad pangakaarte. Ma arvan, et sularaha hoida tundub palju ohtlikum. Kõndides tänaval keegi võib selle ära röövida, eks ole, aga te tegelikult ei vasta meie peamistele punktidele mugavuse kohta, kuidas saad teha automaatseid püsimakseid ja kuidas inimesed juba praegu tegelikult seda eelistavad. Seega me ei näe, et te lükkaksite seda argumenti ümber, mis tähendab, et inimesed hakkavad eelistama aina rohkem kasutada digiraha. Aga teiseks me rääkisime teile sellest, kuidas valitsused tahavad saada kontrolli tagasi saada makse ja finantspettuste kaotavad maksuraha. Ja te ütlesite, et meie toome siia väitlusesse vastuolu, sest järelikult siis on ikkagi sularaha oluline. Aga me tegelikult ei ole kunagi öelnud, et sularaha praegu oleks tohutult ebaoluline. Me seletame teile, et see on trend, kus sularaha muutub aina vähem oluliseks, mis tõttu ma arvan, et see argument ikkagi püsib. Ja praegu kaob sularaha tõttu finantspettustele päris palju raha, mis tähendab, et riigile endal on ka põhjused, miks seda vähendada. Ja te tegelikult ei vastanud ka meie keskpanga punktile ega ka selle, et riik saab paremini näha majanduslikku seisu. Me näeme, et riikidel on suur põhjus, miks seda tahta digirahale üle minna. Aga meie kolmas argument siis minult. Sularaha on tegelikult koorem, mille firmade vaheline konkurents samuti välja sööb. Alustame sellest, et sularaha on riigi jaoks koorem, sest ta peab seda tohutult välja printima, trükkima pangatähti ja laiali transportima ja samuti ettevõtted peavad maksma inkassatsiooni eest, seifide ja kindlustuste eest, samal ajal kui inimesed kasutavad seda aina vähem. Seetõttu firmad ja riik tahavad samuti hakata vähendama oma sularaha kasutust ja me liigume sularaha vaba ühiskonna poole. Aitäh!
aitäh selle jaotuse teise kõne eest ja nüüd juba liigumegi esimese väitluse viimase kõneni. Kutsun ette Eituse teise kõnele. See, kas ma saadan kirja paberil tuviga või e-mailis, ei ole elu ja surma küsimus. See, kus mu raha on, kas mu raha on ja kas mul tulevikus raha on elu ja surma küsimus enamus inimestele. 2 küsimust minu kõnes. Esiteks, kas sularaha on hea ja teiseks, kas sularaha tulevik on kindel, selge ja helge. Esiteks siis, jaotus räägib meile digiraha eelistest, mis sularahal puuduvad. Nad ütlevad, et see on kiire ja mugav, ütlevad, et see on turvaline, et see vähendab kuritegevust ja on jälgitavam. Vaatame nüüd neid väiteid. Kas on kiire ja mugav? Jah, absoluutselt, me nõustume, on küll kiire ja mugav, liiga kiire ja mugav. Nende suur probleem siin väitluses on see, et nad ei selgita ära, miks sellised teenused peavad olema kiired ja mugavad, miks inimesed peavad saama igas olukorras nii lihtsalt oma raha kulutada. Äkki see on targem ja mõistlikum, kui inimesed peaksidki mõtlema, millal oma raha kulutada ja mille peale oma raha kulutada. Sellepärast, et see liigne mugavus on ju viinud reaalsustaju kaduni. See lõpeb sellega, et inimesed tarbivad liiga palju, et nad kulutavadki liiga palju raha. See on see näiteks poodides, kus aksepteeritakse ainult kontaktivabu makseid, on mitmes uuringutes leitud kõrgem ostusagedus ja impostostude osakaal. See on see sama põhjus, miks näiteks Saksamaal on rohkem kasutuses sularaha. Sellepärast, et inimestele üldiselt meeldib olla kontrollis enda raha üle, enda raha olukorra üle. Nad tahavad teada seda, et nad ei kulutaks liiga palju, siis kui nad tegelikult ei saa nii palju kulutada. Küll aga see ei ole mugav kõigi jaoks. On väga paljud inimesed, kes on sellest digihüppest tegelikult maha jäänud. Näiteks vanemad inimesed, näiteks inimesed, kellel on teatud puuded. Nad ei suuda kaasas käia selle ajaga ja see on nende jaoks väga ohtlik. Aga see on veel enam, see on see sama põhjus, miks nemad kasutavad edasi sularaha. Puhtalt nende pärast sularaha kasutus ilmselt ei kao lähiajal. Mida siis veel jaotus meile räägib? Räägivad turvalisusest. Miks ma arvan, et see tegelikult ei ole tõsi? Nad ei taha tegelikult vastata kordagi sellele väitele, mida me toome, et kõik su andmed ja vara on ühes kohas. Kui ükski inimene saab sellele ligi, on tal võimalus sulle rohkem kahju teha kui sularahaga. Sa ei kanna kõik oma sularaha igapäevaselt kaasas. On väga väike võimalus, et keegi tuleb sulle tänapäeval ette ja ütleb, et tervist, palun tule, anna mulle kõik oma sularaha ja vara. Küll aga me näeme, et häkkimine ja erinevad skämmid on muutunud igapäevaselt aina suuremaks ja kasvamaks trendiks. Inimesed toimuvad andmelekked ja inimeste vara kaob, sellepärast nad hoiavad seda samas kohas. Me ei ütle, et digivara ja digiraha on halb, küll aga eksklusiivselt selle peale üleminek on ohtlik nii indiviidile kui ka riikidele. Siinkohal? Viimaks räägivad nad sellest, kuidas see vähendab kuritegevust ja on jälgitavam. Küll aga pange tähele, kuidas suured mafioosod leiavad alati viisi, kuidas oma äri teha. Kas nad liiguvad edasi kullale, kas nad leiavad mingisuguse teise teenuse. See, keda see päriselt mõjutab kõige rohkem, on just need ümbriku palgal olevad inimesed ja need tavainimesed, kes võib-olla ei saagi hakkama, siis kui nad lähevad üle digirahale ja nad ei saagi oma palka niimoodi selles vormis, nagu nad praegu on harjunud saama. Ehk me näeme, et sularaha on teatud inimestele väga vajalik ja see peaks alati olema mingisugune variant. Ehk teine küsimus minu kõnes. Kas sularaha tulevik on kindel, selge või helge? Kallid kuulajad, inimesed võivad eelistada kaarte ja digitaalseid teenuseid, kuid nad ikka peavad sularaha tähtsaks. Euroopa Keskpanga uuringu põhjal 62% uuringus osalejaid väitsid, et peavad kriitiliseks sularaha püsivuse valiku võimalusena, isegi siis, kui nad eelistavad tegelikult digiteenuseid. See tähendab seda, et inimesed kardavad kriise ja riigid kardavad kriise. Jaotus meile öelda, et ei, kriiside ajal on sularaha mõttetu, sellepärast et inimesed ei usalda riiki. Küll aga see ei vasta ju tõele. Vaatame seda, mis Hispaanias juhtus paar kuud tagasi. Kui ei olnudki võimalust kasutada digiteenuseid, aga inimesed ikka said kuidagi käia poes ja enda eest seista.
see on ülieksklusiivne just nendele inimestele, kel oli sularaha alles. Aga veel enam, kui me vaatame veel tõsisemaid kriise, näiteks Ukrainat, siis väga paljud tehingud ongi läbi sularaha, sellepärast et see on see, mis inimestele jääb kätte kriisi ajal ja see on see, mis on alati kättesaadav. Kui sa oled sõjas, siis on alati suur võimalus, et need digitaalsed teenused on midagi, mida hakatakse ründama kõige esimesena, sellepärast et siis see katkestaks kogu elu, mis selles riigis võib toimuda. Seetõttu, isegi siis, kui sularaha ei ole meie tulevik ja see ei ole ilmselt see, mida me põhiliselt hakkame kasutama 20 aasta pärast, siis ma arvan, et see on midagi, mis jääb alati kellelegi taskusse lihtsalt selleks, et nad saaks rohkem kontrollida oma finantse, aga veel enam selleks, et juhul, kui midagi läheb väga halvasti, siis meil oleks võimalus iseennast toetada. Kõigil nendel põhjustel eitus. Aitäh viimasele kõnele ja aitäh kõigile väitlejatele, väga tempokas ja tuline väitlus. Aga kõigepealt annan sõna Peetrile oma mõtteid väitluse kohta jagada. Väga hoogne ja õnneks mitte liiga kuristav argumentide ette lugemine. Mõni aasta on nii, et üldse ei võeta vahemärkusi arvesse, ignoreeritakse täielikult, nii et seekord oli äge, et ikkagi ka neid märgati mingil määral. Ma ütleks, et kõik need argumendid, mis tulevad jutuks peaaegu, et tulid siin väitluses ka esile, et ühtepidi see tehnoloogia, ausalt öeldes mulle väga meeldis see Loola jutt sellest, et liiga kiire ja mugav digiraha, et seda oleks võinud pisut edasi arendada selles suunas, mida tegelikult ka keskpangad täna väga mõtlevad, et kui me teeme digieuro, et siis tegelikult üks oht on see, et see tekitab nagu pangajooksu, ehk siis inimesed hakkavad oma hoiusel olevat raha kommertspangas konverteerima digieuroks ja siis tegelikult pank on ju haavatav selle suhtes, et umbes nii, et kui täna ikkagi inimesed nagu tunnevad väikest kahtlust panga usaldusväärsuse suhtes, kommertspanga siis nad kohe ei torma tänavale järjekorda seda sularaha välja võtma, sest see on aeganõudnud, see on tülikas ja lõpuks sa pead selle sularaha kuhugi ka panema. Ja ega pank on haavatav niisuguste ootamatute väljamaksete osas ja siis need pangajooksud võivad toimuda sekunditega. Ja sellisel juhul keskpank peab olema rohkem valmis likviidsusabi andma, nii et see niisugune hirm, et ta ohustab tegelikult digiraha võib ohustada finantsstabiilsust, et see on tegelikult täiesti olemas ja see paneb veel natukene vinti juurde siis sellele, et see liiga kiire ja mugav võib vähe sellest, et kasutaja perspektiivis tekitada riske, vaid ka tegelikult süsteemi tervikuna natukene, ma ei ütle, et ohustada, aga ilmselt muuta. Siis üks teema, mis käis läbi, mis on tegelikult ka väga õige, on see, et sularaha peale saab alati loota versus siis see mugavus, eks ole. Et digimaksed on äärmiselt mugavad. Et üks tõsiasi on see, et tegelikult kui riik hakkab sinu vastu töötama, et kui see viimane asi, mis sa tahad teha, on osta omale laevapilet kuhugi tundmatusse, et siis sularaha eest on seda anonüümsem teha ja mugavam, nagu sisuliselt selle sularaha tuleviku ärakadumise eitajad ütlesid, aga teisest küljest tuli mängu siis see maksupettuste teema ja riigi vastu tegutsemine tavaolukorras. Mõnes mõttes võib-olla kõnekas ajalooline fakt on see, et 500 euroste emissioon ju lõpetati pärast seda, kui Euroopas olid need terrorirünnakud. Ja see oli mõnes mõttes hästi sümboolne akt, aga keegi ei ole täna leidnud selles mingit korrelatsiooni kuritegevuse vähenemise või terrorirünnakute vähenemise vahel, vähemalt põhjuslikku seost mitte. Et samal ajal toimuski digirevolutsioon ja kurjategijad lülitasid krüptosse. Nii et mõnes mõttes siin nii Johanna kui Kaspari poolt toodud maksupettuste või tegelikult ka rahapesu argument sularaha vastu, et võib-olla see võiks olla tasalülitatud argumendina, et mida enam arenevad digirahad väljapool keskpangandust, kõik need bitcoinid ja muud värgid, et seda vähem tegelikult see sularaha eelis kuritegevuses toimib, sest krüptorahad teatavasti võivad olla ja krüptovääringud võivad olla väga anonüümsed ja palju mugavamad kui neid 500 euroseid kohvris kaasas kanda. Ja siis käis läbi see kriiside teema, et ühtepidi kumb siis kriisi tingimuses on parem, et okei. Minu arust oli see vist Kaspar, kes ütles, et ka ATM tahab elektrit saada, aga teisest küljest võib ju öelda, et ütleme, selle ATM-i külge on generaatorid tunduvalt lihtsam ühendada kui kasutaja mobiiltelefoni külge, sest neid kasutajaid on väga palju. Nii et mingis mõttes selle elektri või logistika tagamine emissiooni mõttes on palju lihtsam kui kasutaja poolt.
Loomulikult, eks sellele on ka mõeldud ja see on ka üks tõsiasi, miks üldiselt inimestel soovitatakse igaks juhuks omada teatud kogus sularaha. Nüüd, tehnoloogia revolutsioon on niisugune huvitav asi, et tõesti, kui nüüd natuke demagoogiliselt väita, siis viimastel aastatel on isegi sularaha osatähtsus eurosüsteemi ehk Euroopa Keskpankade bilansis kasvanud. Ja põhjuseks on lihtsalt see, et väärtpaberi ostuprogrammide lõpp on toonud see kaasa selle, et meie bilansimaht väärtpaberites väheneb ja seetõttu, kuna sularaha jääb alles, siis tema osatähtsus tõuseb, nii et täna me räägime veerandist, aga võib-olla mingi hetk see isegi jõuab kolmandikuni. Nii et faktiliselt võib öelda, et natukene moonutatult või taotluslikult moonutatult võib tegelikult öelda, et sularaha osatähtsus Keskpanga bilansis on kasvanud. Üks asi, mis väga ei jäänud kõlama ja mida oleks oodanud, on kogu see keskkonnateema. Et nii digimaksetel kui ka sularahal on oma jalajälg ja hollandlased on uurinud seda ja ütleme ka digimaksel on mõni gramm süsinikku sees. Mis puudutab sularaha, siis siin ilmselt saab natukene spekuleerivalt öelda, et tegelikult see ilmselt on natuke suurem, puhtalt sellepärast, et me tegelikult ju emiteerime pidevalt juurde ka väga väikse nomineeringuga münte, mida sisuliselt keegi tagasi ei too ega ringluses ei osale. Et ma arvan, et ka teil on 1- ja 2-sendiseid kodud täis ja seda päeva, mil te neid ära kasutate, tuleb oodata veel kauem kui seda, kui te tühja taara ära viite. Aga igal juhul väga meeldiv väitlus, minu ülesanne ei ole siin öelda, kellel on õigus õnneks, aga väga tugevad argumendid olid mõlemalt poolt, väga meeldivalt esitatud argumendid ja hästi jälgitavad, nii et loodame, et siis tõde selgub peatselt selle väitluse kontekstis, aga väljapool seda jäävad keskpangad ja sularaha muidugi alles. Ma jagan ka siis oma mõtteid natuke. Aitäh Peetrile, kes tegelikult juba väga hästi ja ülevaatlikult kattis ära need olulised teemad ja olulised argumendid, mis selles väitluses kõlasid. Aga enne kui ma hakkan oma arvamust siin väljendama, siis ma tegelikult oleks huvitatud, et mida teie arvate. Ma küll alguses ei küsinud teie arvamust just jaotuse või eituse poole pealt, aga proovime korra. Tõstke käed, kui te arvate, et selles väitluses jäi peale jaotus, ehk siis, et sularaha tulevik on ebakindel. No nii, mõned käed on, kes seisavad siis tehnoloogia ja kõige selle eest, mida jaotus meil kaitses. No proovime siis eituse poole pealt, kes arvas, et seekord jäi peale eitus. Tundub, et päris kõik oma arvamust ei julge avaldada, aga tundub, et praegu selles ei tea, eks ole, kas see oli seisukoht, mida juba te kaitsesite enne, aga tundub, et rahva arvamuses jäi praegu eitus peale. Ma ei hakka siin andma mingit väga väitlustehnilist tagasisidet, sest seda, kes see jaksab kuulata, on ju. Võib-olla ma räägin teile lihtsalt paari sõnaga, et kuidas üldse väitlusi hinnatakse, et väitluskohtuniku ülesanne on siis kuulata väitlust ja ainult neid argumente, mida väitluses räägitakse, ehk siis mitte mõelda juurde, et see on minu arvamus või et seda argumentid üldse ei rääkinud ja siis sellepärast anda võit teisele poolele, vaid olekski eesmärk just kuulata neid konkreetseid mõtteid, mis on väitluses räägitud ja siis neid omavahel kaaluda. Ja kuidas sa siis tegelikult kaalud neid mõtteid, et mis on sinu jaoks veenva või mis on väitluses olulisem, sest selle jaoks on erinevaid viise, on ju. Kuidas sa saad mõelda nendest pooltest on see, et millistest näiteks ühiskonnagruppidest ja millistest mõjudest väitluses räägitakse, et keda need näiteks positiivsed või negatiivsed mõjud, millest jaotus või eitus räägivad, keda need mõjutavad, mis on näiteks tagajärjed, kas siis jaotuse või eituse maailma realiseerumisel ja mis on siis nende tagajärgede realiseerumise tõenäosus. Et näiteks, mis meil tulid selles väitluses jutuks, ma arvan, et jaotus tegelikult rääkis meile ju esitas veenvaid argumente sellest, et kuidas
digi, kõik see värk teeb asjad kiiremaks ja efektiivsemaks. Meil on pakiautomaadid, sa ei pea seal, sa saad lihtsalt valmis ehitada, eks ole, andmetel ja tehnoloogial põhineva süsteemi, see teeb kõik efektiivsemaks. Ja see tegelikult on ju muidugi positiivne, on ju. Ja rääkis meile ka sellest, et kuidas tegelikult varimajandus selle võrra siis ikkagi läheb alla, kui sa ei saa kuskil laua alt mingit ümbrikku anda, on ju. Ja need on positiivsed tagajärjed, küll aga eitusele on muidugi ju lihtne öelda selles väitluses, aga mis siis, kui tuleb sõda, eks ole? Mis siis, kui kõik riigi elektrisüsteemid on näiteks maas, mitte ükski pangamakse sul ei tööta, mis sa siis teed, eks ole. Ja see on lihtsalt selles väitluses niivõrd mõjuv argument, sellepärast, et see mõju on niivõrd suur ja see mõjutab ju kõiki, eks ole. Et sellele on raske tegelikult ka jaotusest ju midagi vastu öelda, et kui me räägime siin positiivsetest mõjudest ja efektiivsusest ja nagu tulevikust ja tehnoloogiast, siis vähemalt praegu mulle tundus, et eitus suutis meile hästi ära näidata just selle kriiside mõju, et miks sellise olukorra tekkimiseks või sellises olukorras hakkama saamiseks sularaha on väga tähtis. Ja ka teised argumendid, järgmine nagu küsimus, mis väitluses sai päris huvitavaks ja oluliseks, oli siis küsimus nagu turvalisusest ja siis sellest jälgimisühiskonnast. Et Jaotus rääkis, et tegelikult on hoopiski võib-olla turvalisem, et sa saad panna sa saad tegelikult ju ka oma internetis panna oma raha erinevatesse kohtadesse, on tõenäosus, et kas sul häkitakse kõikidesse kohtadesse korraga, samas eitus rääkis meile, et kas sa tegelikult ikkagi siis kannad kogu oma sularaha kaasasse või mitte, eks ole, et see ka sai väitluses oluliseks teemaks. Aga kokkuvõttes mulle tundub jah, et kuigi ma arvan, Jaotus tõi välja väga palju häid argumente, siis eitus suutis meile siis ära näidata need nagu olulised mõjud ja ikkagi teatud sellised olulised valdkonnad, kus ikkagi sularaha tõenäoliselt jääb ka tulevikus meile kasutusele ja sellepärast meil seda on vaja ja sularaha tulevik võib-olla natukene tähtsus läheb väiksemaks, aga siiski on meie finantssüsteemi üks oluline ja vältimatu osa. Aga ma arvan, et see võtabki meie esimese väitluse kokku ja tuleb väike paus ja tuleme tagasi kell 1, kui ma ei eksi. Kell 1, väga tore, 15 minutit pausi.